Lapsepõlv, ma arvan, oli mul täiesti tavaline. Midagi erilist, traumeerivat lapsepõlves ei juhtunud, mis oleks võinud öelda, et minust saab kunagi inimene, kes on sõltuvuses. Noorpõlv oli mul ka küllaltki normaalne, kuid siis midagi juhtus, minu sõpruskond vahetus ja seal olid inimesed, kes suitsetasid, tarvitasid alkoholi ja ma tahtsin olla üks nendest. Olla kellegi teise moodi ja võtta endale eeskujuks inimesed, kelle enda elud on minemas vales suunas, on ohtlik. Aga Renno noore mehena ei mõistnud seda ja kuskile kuulumine oli nii oluline, mis tegi ka pimedaks, et näha, mis on see eeskuju, mille ta valis ja kuhu see viib. 15-aastasena, ma arvan, oli see hetk, kus algas minu allakäik ja ise tähelegi panemata sai minust juba päris noores eas igapäevane alkoholi tarvitaja ja suitsetaja ning ma usun, et aasta-paari pärast juba lisandusid narkootilised ained, seal kanep, amfetamiin, mis tol ajal oli saada. Kuna noor mees hakkas juba varakult tarvitama lisaks alkoholile ka erinevaid narkootikume, siis tema suhtumine nii endasse kui inimestesse, kes olid talle varem kallid, muutus teistele väljakannatamatuks ja lausa ohtlikuks. Renno kaotas lähedased ja sõbrad. Narkosõltuvus mehe elus muutus nii sügavaks, et ainete kogused aina kasvasid. Ma panin mingi hetk tähele, et ma ei suuda enam normaalne siis nii-öelda olla ilma nende aineteta. Tugev sõltuvus viis selleni, et 20 aastat oma elust elas mees nagu mingis hallis udus ja meenutada on väga vähe, sest enamuse sellest ajast oli ta tugevas joobes erinevatest mõnuainetest. Ega ma suurt midagi ei mäletagi sealt. Ma mäletan, kuidas ma lõin pere, ma mäletan oma tütre sündi, kuid 20 aastast mäletada nii vähe sündmusi ja võib-olla veel mõnda üksikut on ikkagi päris vähe. Ehk siis kõik see periood oli selline hall ja pidevas mingisuguses tarvitamises alates paarist pudelist õllest kuni siis täiesti pilditu olemiseni välja. Ja 36-aastasena ma avastasin, et mul ei olnud elus mitte midagi. Ma ei olnud saavutanud mitte midagi. Kõik minu suhted olid ära haihtunud, sest keegi tahtnud minuga enam tegemist, mitte mingisugust teha, sest ma olin valetanud, petnud, varastanud, inimestele haiget teinud ja ma tundsin, et mu elu on läbi. Esialgu hirmutas meest mõte Lootuse külast, sest ta oli kuulnud programmi pooleli jätnud inimestelt sealse elu kohta hirmulugusid. Aga kui ta lõpuks siiski otsustas liituda Lootuse küla programmiga, oli see puhas rõõm. Ma arvasin, et rehabilitatsioon on mingisugustele rikastele mõeldud lõbu kuskil USA-s või kuskil niimoodi ma olin kuulnud. Ja päris suuri hirmujutte räägiti Lootuse küla kohta nende käest, kes olid seal võib-olla kuu või paar olnud ja siis ära tulnud. Ja mul oli päris hirm tegelikult, aga lõpuks ma siiski helistasin sinna ja ma sain sinna programmi ja mu elu hakkas muutuma. Ma sain uued väärtused ellu ja ma olin see, kes võttis sõna rõõmuga vastu ja hakkas seda uurima ning minu areng oli küll alguses aeglane, aga lõppkokkuvõttes ma sain selle programmi läbi tehtud, jäin veel 8 aastaks sinna vabatahtlikuna teenima
ja tagantjärgi vaadates siis kõik perioodid käisid mul läbi, nii uhkus kui läbipõlemine, nii upsakaks minemine kui ka meeleparandus ja kurvastus, mis tõid Jumala juurde jälle tagasi. Täna ma olen ühe teise rehabilitatsioonikeskuse juht ja teen seda juba kokku 3 aastat, ehk siis see 6 aastat, mis ma olen kokku olnud Jumala riigi kaitse all, on teinud minust teise inimese ning oleks ma teadnud seda siis, kui ma rehabilitatsiooni hakkasin minema, siis ma ei oleks seda uskunud nagu mitte kunagi. Viimased 3 aastat on Renno töötanud ja töötab siiani Päästearmee rehabilitatsioonikeskuse juhina ja aitab koos meeskonnaga sarnase taustaga inimestel oma elu korda saada. Tegemist on siis Päästearmee rehabilitatsioonikeskusega, mis asub Tallinnas ja me aitame neid inimesi, kes on täna veel sõltuvuse keerises, kellel ei ole kodu, kellel ei ole süüa, meil on ka supiköök, meil on ka riiete ja toidu jagamisteenistus. Nii et me saame täna aidata neid veel, kes ei tea, mis on rehabilitatsioon. Selles mõttes, et me saame inimese kutsuda supikööki ja kui ta soovib, siis ta võib tulla ja rääkida oma murest ja siis me saame vaadata, mida me saame sellele inimesele antud võtmes pakkuda.